Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Kalju Tamme, kes on teadlane ja ühelt poolt ka õpib doktoratiks. No nii, Kalju, ma küsin, et meil on väga hea toimiv Narva elektrijaamad, mis töötavad vist 1969. aastast ja töötaks veel 2069. või kauemgi. Ja valitsus tahab teda kinni panna, aga mida tuleks seal siis teha niimoodi, et ta vastaks nõuetele, et valitsus ei peaks seda kinni panema, sest euronõuded on säärased? Esiteks kinnipanek või edasitöötamine, see on niisugune poliitiline otsus, et mida tuleks teha. No igatahes point on selles, et kui me tahame neid jaamasid edasi kasutada, siis on vaja nad ära uuendada, üle viia keevkihttehnoloogiale. Et see muudaks nende toodetava elektri tunduvalt odavamaks, vähendaks igasuguse saasteid, võimaldaks siis järgmised, ma ei tea, 30-40 aastat vähemalt seda edasi kasutada, et enamus suurtel elektrijaamadel on selline asi nagu nii-öelda kesk- ja uuenduskuur, ütleme niimoodi siis, et vahetatakse kõige rohkem kulunud elemendid välja ja siis saabki jaam nagu põhimõtteliselt uue elu. Ja Narva jaamade puhul oleks selleks siis boileri väljavahetamine ja ka turbiinide optimiseerimine. Et võib-olla vanad turbiinid ka välja vahetada, aga kindlasti just nagu see boileri katel välja vahetada. Ja kui need asjad välja vahetatakse, siis saaks rahulikult katleid kütta veel kuni 60-ndateni. Ja see tookski meile tunduvalt odavama elektri ja mitte nii nagu meie täiesti rumalad asjateadmatud ministrid räägivad, et meil oleks siis 100 aasta vanune tehnoloogia. Ei, kui me paneme sinna korraliku uue katla sisse, siis tegemist on ikkagi uue modernse tehnoloogiaga. Et see olekski nagu kõige rohkem, mis oleks vaja selleks, et saada korralikult Narva jaamad tööle. Narva elektrijaamad on meid väga pikalt elektriga varustanud ja ka naaberriike. Kas valitsus on rumal või on siin mingisugused huvid mängus, et ta ei taha seda Narva elektrijaama tööle panna, mis päästaks meid väga paljudest muredest, et meil oleks elekter iga päev olemas ja taskukohane? Valitsus mitte ainult ei ole rumal ja tõenäoliselt ei ole seal mitte ainult ka kellegi karvased käed või näpud taga, vaid ma arvan, et tegemist on kombinatsiooniga mõlemast. Kui me vaatame, kui jaburalt odavalt Eesti põlevkivi maha parseldati, see näitab seda, et see inimene, kes selle maha müüs, oli esiteks loll ja teiseks oli korrupeerunud. Tuleb aru saada, et see 15 miljonit, mille eest 100 miljonit tonni põlevkivi maha müüdi, see on energeetikas kommiraha. Või see oli isegi kommiraha, mitte see on heal juhul kommipaberiraha. Et ma tegin mõningad arvutused ja siis 100 miljonist tonnist põlevkivist saab põlevkiviõli toota ja selle põlevkiviõli väärtus oleks 8,7 miljardit eurot. Ja 15 miljoni eest müüdi see maha. See on 580 korda rohkem on selle põlevkivi toodang väärt kui see, mille eest ta maha müüdi. Et kui keegi tuleb ütlema sellist juttu, et seda põlevkivi tuleb ka väärindada ja nii edasi, mõelge natuke, et kui te müüte näiteks metsaraie õigust maha, see metsaraie õigus ei ole 0,17% sellest puidu hinnast, mis sealt lõpuks välja võetakse. Aga see on täpselt see, mis põlevkiviga tehti. Ja see näitabki seda, et mitte ei olda lihtsalt korrupeerunud, vaid ollakse ka rumalad, sest ei osatud isegi korralikku või õiges suurusjärgus korruptsiooniraha isegi võtta või küsida, et elementaarne või päris diil oleks see, kui oleks maha müüdud võib-olla 1,5 miljardi eest ja kui korruptiivselt maha müüa, siis oleks pidanud ka vähemalt, ma ei tea, 500 miljardit küsima või midagi taolist. Et see 15 miljonit, see on olematu summa, see põhimõtteliselt anti ära. Ja jällegi, et sellisel juhul ei saa rääkida mitte korruptsioonist ja me ei saa ka rääkida tark inimestest, et see on lihtsalt nii absurd. Veel kord, et aru saada, kui väike summa on 15 miljonit energeetikas. Üks tuulik on 10 miljonit. Sa ei saa isegi 2 tuulikut, sa ei saa 15 miljoni eest püsti panna. Ja nüüd müüdi maha 10 aasta täielik energiavaru. 10 aasta energia tooraine müüdi maha 1,5 tuuliku hinna eest, et lihtsalt inimesed aru saaksid. Tänased Narva elektrijaamad on täiesti töövõimelised, kui seal, nagu ütles, teha seal väikseid siis kunstilisi
parandusi, et nad töötaksid veel pikki aastaid? Ei no päris nii see ei ole, et esiteks Narva elektrijaamad on ka praegu töövõimelised. Nad suudaksid meile praegu ka odavamat elektrit anda kui see, mis me praegu tuulikutest saame. Aga kui seal teha korralik remont, see ei ole nagu lihtne siuke iluremont, vaid see oleks nagu korralik remont. Ja kui see korralik remont teha, siis nad töötaksid veel 40-50 aastat ja nad töötaksid puhtalt ja veel odavamalt. Palju siuke remont võiks maksma minna? Minu hinnangul see remont läheks maksma umbes 200 miljonit 200 megavattise ploki peale. Ja see oleks odavam kui tuulikud näiteks. See oleks 1 miljon megavatti peale, tuulikutel on 1,3 miljonit megavatti rajamine, aga Narva jaamad annaksid sulle juhitava ja stabiilse elektri, ehk siis päris elektri, tuulikud ei anna sulle ei juhitavat ega stabiilset. See oleks kõige odavam viis kindlasti, sest täiesti nullist uue elektrijaama rajamine on ka kallim, et tulebki aru saada, et kõik need liinid, suuresti igasugused transformaatorid, jahutussüsteemid, värgid, need kõik saaksid vanad jääda, et olekski vaja välja vahetada lihtsalt boiler ja siis ka turbiin, mis tõenäoliselt tõstaks ka toodangu, vähemalt nendele 2 plokil, mis ära remonditi, tõusis toodang 170 või 185 megavatti pealt, tõusis toodang 215 peale vist, et ka üle 10% toodangu tõusu oli ja jah, see läheks umbes 200 miljonit ploki peale maksma, kokku on 9 plokki ja kui need kõik 9 plokki ära remontida, siis saaks sellega saaks toota kogu Eestile vaja mineva elektri odavalt, stabiilselt, kindlalt ja saaks ka poole Lätti müüa, ehk siis saaks päris palju raha teenida. Kuna põlevkivi on meil olemas piisavalt, see, mis nüüd siis mitte ei müüdud, vaid meile anti mõista, et see anti kasutada ja nüüd on ka teada, et see oli siis Viru Keemia Grupp AS ehk VKG, mida juhib siis Ahti Asman, et niimoodi ma sain esimest uudist kuuse jutust aru, aga Kuusk oli ka siuke valitsusmeelne mehekene, nokib nagu varest tatti, et ega ta sealt seda, mida meie tahtsime teada ei saanud, mina saan sinu käest kõik teada, mis vaja on. Et kas ta oli siis müüdi maha või anti kasutada? 14 miljoni eest, kasutab lihtsalt. Aga ma ei tea, kuidas see siis Tomees seal rääkis ka, et kui palju nad riigile sealt maksude kaudu siis selle õli müügist annavad siis Eesti riigi eelarvesse. No selles mõttes, jällegi ei ole nagu väga vahet või tuleb aru saada, mida tehti. Ja põhimõtteliselt, mida tehti, oli täpselt seesama, et tavaliselt ei müüda metsa, vaid müüakse metsa kasutusõigust või metsa raieõigust. Aga tihti peale see maa, kuhu see mets, mille peal see mets kuulub või on, see jääb nagu omanikule alles. Et lihtsalt tuleb mingi firma, raiub metsa maha ja siis jääb nagu see maa jääb omanikule alles. Ja sama asja tehti siis praegu põlevkiviga. Et nüüd see maa ja see kaevandused jäävad küll Eesti Energiale alles või Eestile alles, aga lihtsalt see põlevkivi sealt sees kaevandatakse ära, et meil jäävad tühjad kaevandused põhimõtteliselt. Et selles mõttes nagu väga vahet ei ole, kuidas te seda nimetad, et kui mets kasvab 100 aastaga tagasi, põlevkivi ei tule sul 100 aastaga tagasi, et jällegi antud hetkel ei ole nagu vahet, kas nimetada seda põlevkivi müügiks või põlevkivi kaevandusõiguse müügiks. Ja kuidas nüüd inimestel selgeks teha, et ajakirjandus ja kogu meedia räägib, et anti kasutada 15 miljoni eest. Sa just andsid väga ilusti mõista metsaga võrreldes, et palju, ma küsin veel, et palju seda maapõues meil seda põlevkivi on? Kui suur varu on mingi varu kindlasti välja arvutatud? Ja ei, seda varu on küll, seda varu on, ma ei tea, miljardites tonnides vist. Et seda varu on küll selles mõttes. Aga selle varuga on ka täpselt see, et varul on vahe sees, et kui lihtne on mingit põlevkivi kuskil kätte saada, kas tuleb hakata mingeid uusi kaevandusi rajama ja nii edasi. Praegu oli valmis olev kaevandus ja selle kõige lihtsamini kätte saada või kõige kontsentreeritum põlevkivi. Et selles mõttes ongi, et on võimalik ka mereveest võtta kulda võimalik välja, aga see ei ole lihtsalt nagu mõttekas, sest selle
kulla väljavõtmine oleks liiga kallis. Ja kui me peaksime hakkama nüüd igalt poolt nagu ekstra sellepärast kaevandama, et saada nii-öelda riiklikud vajadust ka täita, siis me peamegi looma uusi kaevandusi, mis ei oleks nii efektiivsed kui see kaevandus, mis praegu maha parseldati või ära anti, oleme ausad, anti ära lihtsalt. Ja selles mõttes, ega see Viru Keemiagrupp peab nii või naa maksu maksma selle eest, et ta Eestist põlevkiviõli välja ekspordib. Ta maksab ikka maksu selle eest, ega midagi muud ei muutudki. Et nagu mismoodi eraldi nüüd selle eest rohkem raha saadakse, ma ei tea ausalt öeldes. See mees Ahti rääkis, et VKG õlimüügist teenivad raha ja sealt makstakse Eesti riigile siis maks, et see on väga kasulik. Jaa, aga nad on seda viimased, ma ei tea, mitukümmend aastat teinud. Et kui see tuli jutt välja, et Eesti riik müüs 100 miljonit nii odava hinnaga, siis jäi siuke tunne, et müüdi välismaalaste. Lõpuks tuli välja, et oma firmale, mitte Eesti firmale, aga erafirmale VKG, et miks seda niimoodi käsitleti, et esialgu suur uudis, mis nüüd tehti, ja siis tuli välja, et see seal samas ju. No selles mõttes jah, aga lihtsalt asi ongi selles, et kui varem pidi VKG näiteks maksma, põlevkivi ostma Eesti käest, ta pidi sellest rohkem maksma, nüüd ta maksab vähem lihtsalt. See on täpselt see sama asi, et ongi, et kui ma müün sulle puitu ja sa siis sellest puidust teed mööblit ja siis sa müüd mööbli välismaale maha, siis kõigepealt maksad sa mulle puidu eest, kui mina sulle müün, ja kui mina riik olen, siis sa maksad mulle pärast veel selle mööbli maha müümise eest veel makse ka. Mingi käibemaksu, mida iganes on ja. Või tulumaksu. Nii. Aga praegu oli see, et VKG-le anti see mets, kus see puit pärit on. See mets anti talle lihtsalt ära. Ja nüüd see kasutusõigus, selle metsa kasutusõigus või selle metsa puidu ostmine, see Eesti riik enam ei jõua. Siin oli vist jah, tundub mulle, kui täiesti sellest võõrale mehele, et käsi pesi kätt. Jaa, kindlasti. Oma poistele oleks võinud kohe öelda, aga miks seda nagu varjati ja siis Riigikogu komisjon siis tuli nagu rõõmsalt peas, et avastasid suure kuradi tehingu, mis ei kandnud Eesti riigile mingit kasu, vaid see, et jäädi 100 miljonist mingist osast põlevkivist ilma. Ma sain niimoodi aru, et see, nagu Ahti meile rääkis, ma veel kordan, et maksude näol, mida tema õlist toodab, saab siis Eesti riik kasu. Ta toodab seda õli nii või naa, aga lihtsalt ongi see, et kui varem ta pidi Eesti riigi käest nii-öelda metsa ära ostma, et sellest metsast midagi teha ja siis seda välja müüa, siis nüüd lihtsalt Eesti riik ütles, et võta meie mets ja müü välja toodang. Võta meie mets, tee sellest mööbel ja müü mööbel välja ja siis maksa meile tulumaksu. Aga muidu oli nii, et ta pidi tegelikult ta pidi Eesti metsa ostma ja siis sellest puidust tegema mööbli. Ja see, et ta selle metsa ostab, selle eest pidi ka Eestile maksma. Sest ta kasutab Eesti riigi vara. Ta kasutab meie kõigi vara. Ja see ongi see, et praegu riik andis selle vara eraisikule või erafirmale, VKG-le. Ja selle ta andis olematu raha eest. Ta sõna otseses andis selle, ta mitte ei müünud seda. See, et see VKG sellest õli teeb, ja selle õli müümise eest Eestile makse maksab, see ei muutu, see oli nii või naa oleks nii olnud. Ta lihtsalt, Eesti riik andis lihtsalt Eesti tooraine erafirmale ära. Pool muidu. Mitte pool muidu, täiesti muidu. Me räägime 2 suurusjärgust valest numbrist. Me oleksime pidanud saama mingi 1,5 miljardit, mitte 15 miljonit. See on 100 korda erinev. Nagu ma ütlesin, selle põlevkivi väärindatud kujul, selle väärtus on 8,7 miljardit. Juhul, kui sul on ainult 100 miljonit tonni. Kõlvartid ütlesid, et seal võib olla kuni 200 miljonit tonni. Siis sa võid selle 8,7 korrutada. Aga see tähendabki seda, et kui sa metsa müüd või metsaraie õigust müüd, siis sa ei müü seda 10 euro eest ja siis ei võeta sealt mitukümne 1000 eest metsa maha. Siis sa müüd selle ikkagi, ma ei tea, 10 000 euro eest ja võetakse 30 000 eurot puitu maha. Ehk siis see summa, mille eest see kaevandusõigus või see põlevkivi maha müüdi, oli olematu summa.
see anti ära praktiliselt. Ütle mulle, see Riigikogu, hea küll, Keskerakond, Kõlvardid võtsid selle teema käsile, aga kuidagi hambutu on see Riigikogu meil. See on ikka korruptsioon. Korruptsioon, mida sa meile siin selgeks teed, et kas see oleks müüdud mõnel välismaa firmale või oma firmale, tehing on tehing ja selle hind peab olema siis tõene. Jah, täpselt. Et see ongi täiesti absurd, et veel kord see materjal, mis maha müüdi, see on lihtsalt niivõrd tohutult palju kallim kui see, mida selle eest küsiti. See ei ole nagu absoluutselt loogiline, et veel kord energeetikasektoris 15 miljonit on kommipaberi raha, 1,5 tuulikut. Meil on Sopi-Tootsi tuulepark, mis oli 30 midagi tuulikut, mis läks maksma peaaegu 400 miljonit. Suvaline tuulepark on mitukümmend korda kallim kui see põlevkivi kogus, mis suudaks Eestit puhtalt üleval pidada 10 aastat. See anti ära pooleteise tuuliku hinna eest. Et see ongi see on lihtsalt nii jabur kogus, et ma tegin ka kiired arvutused, et ainuüksi selle põlevkivi tuha ladestamise eest peab pärast meile VKG maksma mingi 300 miljonit. Sest 1 tonni ladestamishind peaks olema tänapäeval umbes 3 eurot tonn. Ja kui sa 100 miljonit tonni ladestad, siis korruta see 3-ga, saad 300 miljonit tonni. Ainuüksi selle eest, et VKG pärast selle tuha võib uuesti maale lükata, peab ta maksma 300 miljonit. Aga ära andis kogu selle nagu materjali 15 miljoni eest. Ma ütlen veel kord, see on lihtsalt ära antud, siin ei ole mitte midagi müüdud. Tänased valitsejad, keda valitakse Riigikogu siis paneb valitsuse paika, kas tänased valitsused, kellega nad peavad konsulteerima, võib-olla on mingid summad, näiteks 15 miljonist ei pea konsulteerima, aga 150 miljoni eest nagu peaks Riigikogu konsulteerima, on ta midagi umbes taolist, ma arvan? Ei. 15 miljonit on ammu juba nii suur summa, et selle eest oleks pidanud riik kindlasti mingid hanked ja värgid välja kuulutama ja uurima täiesti kindlasti. Tuletan meelde, et kes oli kas Sikkut või keegi tegi koolidele selle koroona ja koolidele maski pakkumise ja seal vist saadi ka mingi 2 miljoni eest maske, osteti 8 miljoniga ja seal oli korruptsiooniskandaal taga. Et mingi 6 miljoni pärast oli juba korruptsiooniskandaal taga. Antud hetkel me räägime 100 miljonitest Eesti riigile kahju tegemisest. Ja ongi, et siin ei ole mitte mingit küsimust, seda oleks pidanud väga korralikult uurima, tegemist on konkreetselt väga suure Eesti riigi vara lihtsalt väga suure Eesti riigi vara äraandmisega. Mida saaks ja peaks tegema, et see 100 miljonine põlevkivi, ütleme, et nad küll nimetasid kasutamise andmise, tegelikult on ta müük, seepärast, et nagu sa ütlesid õieti, seda tagasi ei saa ja keegi ei maksa ka. Et mida peaks tegema, et see ära tühistada? Mis seal pole midagi väga teha, et kui tuleb järgmine valitsus, ta peab lihtsalt tegema tagasi riigistamise sama hinnaga, mis ta müüs, võib-olla võtab mingi inflatsioonimäära sisse, järgmine valitsus peaks tulema järgmine aasta, selle aega võib-olla 3% tõuseb, ma ei tea, ühesõnaga ostabki tagasi kogu selle kaevandusõiguse 16 miljoni euroga. Riigil on see õigus olemas. Et riik saab tagasi osta, kui see tahe on olemas? Jah, kui tahe on olemas, ta saab seda teha jõumeetodiga. Kas see välisinvestoritele ja kas see erasektorile meeldiks, kindlasti ei meeldi, aga ma ei leia, et see ka nagu midagi väga imelik oleks, sest kui pettusega riigilt välja saadakse mingi asi või korruptsiooniga, siis ma leian, et on täiesti õigustatud ka see jõuga tagasi võtta. Et ei saa olla niimoodi, et erasektor võib riiki petta, aga siis riik nagu seda korruptsiooni ei või tagasi pöörata. Et mina lihtsalt riigi asemel võtakski näiteks 16 miljonit, annaks VKG-le ja ütleksin, et andke andeks poisid, aga nüüd me võtsime teie kaevandusloa lihtsalt tagasi. Jah, ma mäletan, ma toon siia ikka veel kordan, et kunagi, kui Ilves oli välisminister Eesti riigi valitsuses ja mingisugune kahtlane Ameerika firma tahtis meie Narva elektrijaamast ära osta ja Ilves siis rääkis kõikidele, et kui me tollele tüübile
itaallane oli ta vist rahvuselt, seda elektrijaam maha ei müü, siis Eesti NATO-sse ei pääse. No mina olin ka üks organiseerijaid, Toompeale tuli siis 11 000 inimest ja Ilvesel jäi keel kurku kinni ja midagi ei müüdud ja isegi mõte kaotati ära. Aga täna meil vist sellist organiseerimisvõimet ei ole, et kui me tooks näiteks siukse inimmassi Toompeale meelt avaldama, et siis tehing keeratakse tagasi. No suuresti ei ole, sest täna on see, et inimeste käitumine on liiga leebe, et aktsepteeritakse mida iganes, et müüakse Eesti mets maha, pole probleemi, müüakse Eesti põlevkivi maha, pole probleemi, ehitatakse terve Eesti tuulikuid täis, pole probleemi, ehitatakse kiirrong Ikla piiripunkti, pole probleemi. See on lihtsalt kurban vaadata, kuidas seda maad lastakse nagu rüvetada ja rahvas mitte midagi ei tee, et see on järjekordne näide, sellest lollusest nagu, ma ei tea, Rail Baltica, et ehitame kiirrongi Ikla piiripunktini. Nagu tule taevas appi, et lihtsalt kirjutame 5,3 miljardit eurot lihtsalt nagu prügikasti. Rahvas lihtsalt vaatab pealt, läheb koju, ma ei tea, heal juhul sööb kartulikoori, kui veel nii palju raha on, ja siis mõõtakse maksudega kõik maha, et ega rahvas maksab selle lolluse kõik kinni, et ja nüüd ongi see, et kuna meil uut teist kaevandust ei ole, siis seetõttu odavat elektrit talvel ei saa, Viru Keemia Grupp elektrit ei tooda, või kui toodab, siis hakkab seda kuidagi kallilt Eesti Energiale tagasi müüma, siis jah, rahvas maksab selle kinni. Aga selleks, et rahvas nagu välja tuleks või midagi teeks või ette võtaks, nagu ei tehta, et see on nagu kurb on tõesti vaadata, et saame hakkama, mis sest, et pooled nälgivad varsti, aga saame hakkama. Nii kaua, kuni see mentaliteet ei muutu, ega siin midagi ei muutu, et ja on näha, et viimased aastad on nagu see korruptsioon absoluutselt ilma igasugusega varjamiseta toimub. Ei, ma mõtlen seda, et nüüd neid pikkade aastate jooksul on inimesed, kui nad endasse tõmbunud, nad käib valimistel ja kui öeldakse, et e-valimised on saatanast, siis nad seda ei usu ja lähevad ja valivad ikka edasi. Et millest see on tingitud, et inimestest taoline abaatsus tekkinud, on see siis riigi juhtimise süsteem, riigivõimu süsteem või inimesed ise on käega kõigel löönud? No eks see suuresti olegi riigivõimu teostamise tulemus, et see ongi see, et kui riik käitub nagu nii nahaalselt, nii ülbelt ja nii nagu varjamatult ja midagi ei toimu, siis inimesed kaotavadki usu, et midagi oleks üldse võimalik toimuda, et kui 90-ndatel oleks neid asju tehtud, mida praegu tehakse, see ei oleks võimalik olnud, lihtsalt rahvas ei oleks seda lastnud. Aga kuna konna on vaikselt keedetud 30 aastat, siis tulemus ongi see, et rahvas vaatab, et mis ta ikka teha saab, et ta peab muretama ja mõtlema selle üle, kuidas ta järgmine päev omale leiva lauale saab. Sellepärast ei julgegi keegi midagi ette võtta, et ega põllumeestega oli näiteks täpselt sama asi, et ega nad midagi tõsist ei julge ette võtta, sellepärast, et nad kõik on PRIA toetuste otsa peal. Et kui PRIA toetused ära kaoksid, siis suur osa põllumeestest läheks kohe kolinal pankrotti. Ja see ongi nagu selles mõttes niimoodi disainitud. Ja kui me vaatame näiteks seda, et meil on peaaegu 140 000 inimest on riigisektori palgal, siis me kohe teame, et 140 000 inimest, see tähendab siis, ma ei tea, 100 000 leibkonda on puhtalt riigi poolt mõjutatavad, et kui sa midagi riigi vastu ütled, jääd töökohast ilma, siis sa pead mõtlema hakkama, kuidas sa süüa saad. Mõnes mõttes me hakkame Riigikogu kommunismi tagasi jõudma. Riigikogus on 101 liiget ja ütleme, Keskerakond Kõlvardite eestvedamisel seda asja praegust seal arutab ja ühiskonda nagu informeerib, siis ülejäänud on opositsioonierakonnad on ka vait ja ei arva eriti midagi. Nende poolki tuleks kriitika, meediast ei ole midagi loota ja ütleme, see Kuuse intervjuu selle VKG mehe Antiga oli ka siuke poolpehme. Mees sai rääkida, mida ta tahtis ja vähemalt saime nii palju teada, et millal see VKG tekkis? VKG on vana asi juba. On jah? Viru Keemia Grupp on vana firma juba. Lihtsalt keegi ostis ära kunagi. No jah, seal on ka mingid investorid ja kellele täpselt kui palju seal kuulub. Kui ma õigesti mäletan, siis ta on tegelikult ka üles ostetud, vaatasin just sellest äriregistrist, et ta oli ainuomandis üles ostetud Šveitsi alama osa poolt või midagi taolist. Et ta viib ka suures osas kõik oma rahad ikkagi Eestist välja, et ega ta neid siia jäta. Et see, mina arvasin, et VKG on puht Eesti meeste oma.
no ta võib-olla alguses oli, aga ma vaatasin, et ta on registreeritud minu arust Šveitsi. Mis see meie oma on? Meie teeme siit väikese muusikalise pausi küsijana Toomas Paur ja minu vestlus ka. Saavad riigid ikkagi sedasi, et nad viivad välja nii-öelda väärindatud ressurssi juba. Ja kõige parem näide on jälle Aafrika. Aafrikas on tohutus koguses igasugu kulda, uraani, teemandeid, naftat ja nii edasi. Aga Aafrika riigid on kõik vaesed. Ja mille pärast? Sellepärast, et Euroopa suured korporatsioonid võtavad Aafrikast välja toormaterjalina nad. Nad ei väärinda neid Aafrikas. Ja võtavad välja selle, ma ei tea, teemandid ja uraani viivad Euroopasse, näiteks uraan viiakse Prantsusmaale köetakse tuumaelektrijaamu ja sellepärast saab Prantsusmaa hea odava energia ja toota kallist kraami. Eestis on täpselt sama. Võtame välja selle põlevkivi, väärindame ta natukene mingi laeva kütuseks ja viime välja. Siis teised riigid saavad hästi odavate laevadega sõita, meil jääb see reostus ja sandikopikad. Selle asemel võiks rahulikult selle põlevkivi ära väärindada, meile odava elektri teha, meile odava diisli teha ja me saaksime korralikult tööstuse püsti panna, aga seda me ei tee. See oskusteave on meil nõukogude ajast ju olemas, me tootsime ju bensiini, mis ta oli küll madal oktaavi arvuga ikka bensiin. Meil ei ole see teave mitte nõukogude ajast olemas, ka 2000-tel tehti seda. Tehti, jah? Ja seda tehti, see protsess on korralikult teada ja seda arendati 2000-tel nii edasi korralikult. See lõpetati ära 2004-2005. Lõpetati selle uurimine põhjalikult ära TTÜs. Reaalsus on see, et protsess on täiesti teada olemas. Meil on kompetents veel, aga Euroopa Liitu astumisega hävitati meie tööstus ära. See on otseses mõttes meie tööstus, meie potentsiaal saada arenenud riigiks hävitati ära sellega, et meil löödi täielikult energeetikas jalad alt ära. Tõmmati kriips peale. Täpselt samamoodi oli näiteks Leeduga. Ignalina pandi kinni, Eestis tapeti põlevkivitööstus ära. See tähendab seda, et kogu Baltikumis tapeti energeetika ära ja igasuguse nii-öelda kõrgtehnoloogilise majanduse alus ja kõrgtehnoloogilise tsivilisatsiooni alus on energeetika. Kui pole energiat, pole mitte midagi. Ja Euroopa Liitu astumisega tapeti see kõik ära. Nagu ma ütlesin, Ignalina pandi kinni ja Eestis tapeti põlevkivi energia ära. Ei, ma mõtlen, et sa oled noor mees. Oled sa 30 või ei ole veel? 35. No 30, väga noor mees. Ja sa julged neist rääkides, sa tead, et kui Eesti, kõik me tahtsin hirmsasti Euroopa Liitu minna, ma mäletan, isegi see kadunud hallipeaga Arnold Rüütel martsis meie esiridades, et Euroopa Liidus hakkame kõik hästi elama. Nüüd on tulnud vastupidin välja, aga et see oma tööstus, nagu sa ütled, tipis oli siis kindlasti need laborid olemas, kus oli see toorme ümber toodetud siis diiselkütuseks ja mida oleks me saanud oma autodes kasutada ja me oleks sellega teeninud hulga raha, nii saime aru, sest ega mina ka ennem ei tea, nüüd ma kuulsin sinu käest. Jah, see tööstus oli täiesti olemas ja mingid esimesed korralikud tehased taheti püsti ka panna 2005. Sel ajal, aga see kõik jäigi poolikuks, sellepärast me astusime Euroopa Liitu. Kas need seadmed on nüüd kadunud ajalukku või on nad kuskil nurgas olemas, on vaja, et homme öeldakse, läks lahti ja lähebki? Seadmeid ei ole olnudki. Selles mõttes suuri tehaseid valmis ei ehitatud. Ei, seda ma saan aru, aga ma mõtlen need seadmed. Sa mõtled teadmised? Teadmised, jah. Jah, teadmised on olemas. Aga seda tapetakse ka, sest alles tuli see sama uudis välja, et TTÜs tahetakse põlevkivi energeetika või põlevkivi osakond või teaduskond kinni panna. Et seda tapetakse praegu, aga siiamaani see veel alles. Aga seda tapetakse. Kui valitsus muudaks meelt, siis täna on veel see viimane aeg, hulga aastad on küll mööda läinud, osa on pensioni ära läinud, aga on kindlasti ka neid, kellel on see oskusteave olemas. Ja ei, kindlasti. Kui valitsus võtaks aru, kui riik võtaks aru pähe ja suunaks ressursi sinna, kus seda vaja oleks, siis kindlasti suhteliselt kiiresti, kuna protsessid on teada, suudetakse tööle panna või Eestisse rajada rafineerimistehas. See rafineerimistehas annaks meile kohe meie enda kütuse. Ma kujutan ette, et selle saaks püsti äkki, ma ei tea, 4-5 aastaga. Väga kiiremini saa, lihtsalt ehitus võtab nii kaua aega. Ja siis Eesti oleks kütust eksportiv riik.
mõtle ise, miks on Saudi Araabia rikas, miks on Norra rikas. Eesti võiks samasugune olla. Aga selle asemel, et niimoodi käituda, meie lihtsalt müüme toormaterjali maha. Ja seda põlevkiviressurssi on piisavalt, et terve, ütleme 100 või enamgi aastaid seda siis toota siis nii köö seal ahjudes, et elektrit saada ja teiseks, et teha sellest diiselkütet. Jaa, kindlasti. Arutasingi täpselt välja, et ma ei mäleta, kus see oli, kas oli, ma peast ei mäleta, see oli umbes 2 miljardit tonni on hinnatud ühtedes andmetes, 4 miljardit tonni on hinnatud teistes andmetes Eesti põlevkiviressurssi. Eesti praegu kasutab umbes 10 miljonit tonni aastas, ehk siis see leping oli praegu umbes 10 aasta peale, 10 aastaga kaevatakse see välja ja see Eesti põlevkivi läheb praegu kõik laevakütuseks mingi 90%. Kui me võtaksime, kui me tahaksime kogu Eesti energia vajaduse ära katta ja kogu Eesti diisli vajaduse ära katta, siis me peaksime umbes 20 miljonit tonni aastas kaevandama, mis on vähem kui maksimum, mida me kaevandanud oleme. Aga jah, ja siis sellega me suudaksime kogu Eesti diisliga ära katta ja me suudaksime Eestile rajada odava ühtlase energia. Aga see ongi see, et praegu see kõik läheb lihtsalt odava ressursina Eestist välja. Sest näiteks, ma ei tea, kui paljud inimesed teavad seda, aga praegune põlevkiviõli eksport ületab Eesti riiki sisse tuleva diisli impordi. Ehk siis juba praegu on tegelikult nii-öelda Eesti vedelkütuste eksportija riik. Ehk see sama Viru Meedia Grupp, kui ma õigesti mäletan, ta vist eksportis umbes 1,5 või 1,2 miljardit, ma ei tea, liitrit või barrelit, aga Eesti riiklik import diislile oli 900 miljonit või Et siuke mingi 10% rohkem Eesti ekspordib kui impordib. Aga jällegi ta ekspordib odavat ressurssi ja impordib 2-3 korda kallimat ressurssi, et see on idiootsus. Mina vana mehena mõtlen, et kuidas need noored inimesed, nagu sina, ei aja endal siis selga sirgeks ja ei hakka seisma oma riigi huvide eest, mida täna siis, ma ei tea, mis tingimustel, kas nad on siis paika pandud võõrvõimu kummardajad, ehk mis see on meile siis Euroopa Liit, 101 inimest istuvad Riigikogus ja neid ei huvitagi, ma vaatan isegi ei käi kohal, naeravad siukse rumalad naeru seal ja ei mõtle, et meil on siuke ressurss, me saame selle Narva elektrijaamaga kogu Eesti elektriga varustada. Ja poolt Lätit ka. Mis? Ja poolt Lätit ka. Ja pool Lätit ka veel. Ja me ei tegele sellega ja kui tulevad valimised, siis valitakse neid jopskeid sinna Riigikogu jälle tagasi ja inimesed veel õnnelikud. Näed, ma sain oma mehe Riigikogu, mis sest kasu, et ta seal on? Ta ei tee sinu jaoks mitte midagi. Ja ma vaatangi, et nüüd järgmise aasta märtsis on valimised, juba need klounid jooksevad ringi ja tahavad jälle tagasi saada. Kirjutavad Facebookis ja ei räägi asjadest, et meil on põlevkivi, mis annab meile toasooja. Ta annab meile, kui palju on neid ettevõtteid, kes põlevkivi veel kasutavad endale siis tootmiseks? Selles mõttes sa võid vaadata asja nii, et kui sul on odav elekter, siis pole ühtegi tootmisüksust, mis odavat elektrit ei kasutaks. Mitte ükski tööstus ei tööta tänapäeval ilma elektrita. Ja elekter on enamus energiamahukates tootmistes ongi elekter on põhikulu. Ja kui sa suudad selle alla tuua, sa tood kõik tootmisüksused alla, kõik hinnad tooksid alla. Nii lihtne see ongi, et energeetika on majanduse alus tänapäeval. Me ei ela enam agraarmajanduses, kus me, ma ei tea, hobusega vilja jahvatame. Need ajad on möödas. Et kas või viljatööstus või ma ei tea, Möldergi kasutab suuri, ma ei tea, purusteid või värki, millega ta jahvatab vilja ja ka seal ta kasutab elektrit. Kõik elektrimootorid on elektri peal, kõik on elektri peal. Ja meie eesmärk peakski olema elektri hinda alla tuua. Ja jällegi täpselt see sama asi, et kui keegi tuleb rääkima, et oi, siis tuleb, ma ei tea, CO2 maksu maksta või mida iganes. Reaalsus on see, et Euroopa on hääbuv turg, hääbuv maailma jagu ja maailmas on selline organisatsioon nagu BRICS. Ja BRICSi üks tingimustest oligi see, et mingit CO2 makse ei kehtestata. Ja BRICSi turud
on pool maailma turgudest ja kasvavad. Ehk siis tegelikult meile võiks jumala suva olla sellest Euroopast, kui Euroopa tahab nagu sutsiidi teha, lasku käia, aga minu hinnangul on see, et meie peaks nagu seda sutsiidi kaasa tegema. Aga praegused rumalad valitsuse tegelased, praegused rumalad poliitikud ja ka ametnikud, et nad ei saa aru sellest, et see ongi lihtsalt see, et ei saada aru, et me peaksime päriselt oma riiki üles ehitama, mitte sandikopikate eest oma riiki maha parseldama ja korrupeeritud olla, et ma tahaks nagu küsida, et kui lõpuks siis, kui tuleb see aeg, kui päriselt asjad nagu enda kätte võetakse, Eesti heaolu eest seisma hakatakse, et kui paljud need poliitikud ja ametnikud siis nii-öelda vastutusele võetakse, et ma loodan, et võetakse. Ja kui sa küsisid ennem, et miks mina ei tee või ma teen nii palju, kui ma saan, et ma räägingi nii palju asjadest nii, nagu asjad on, aga ma olen ainult üks hääl kõrbes kahjuks, et ennem kui inimesed kõik teised ka samamoodi tegema ei hakka, ega siis on probleemid. No vaata, asi on selles, et Kaguraadio on väike raadio, tema kuulatus on seal 15 000 inimest ja ta läheb ka YouTube üles, aga inimesed ise ka ei tunne huvi. Ma kuulan seda raadiosaadet, sellepärast, et siin räägitakse õiget asju, mis võivad minu elu paremaks kujundada, kui ma ise ka aktiivselt kaasa oled. Sa oled tubli mees, sa esined üle päeviti seal Facebookis ja avaldad oma arvamust, aga kus see sinu partei on, kus tema noored tegusad mehed, naised on? Jah, ma olen ERKi liige ja eks sellega ole ka probleeme, et kuna see on ka väike partei või erakond, siis sellel üritatakse ka nagu kaikaid kodaratesse loopida ja nii edasi, et ma ei teagi, selles mõttes on ka näiteks kurb, et kui sa vaatad, kui palju inimesi Eestis erakondadesse kuuluvad, siis see on umbes 40 000. Eesti elanikkond on 1,3 miljonit, see tähendab seda, et umbes 3% kogu elanikkonnast kuulub ainult erakondadesse. See näitab seda, et ainult mingi 3% inimestest võtaks nagu aktiivselt poliitikast osa või nagu neid huvitab tegelikult see, kuidas riiki juhitakse. See tähendabki tegelikult seda, et ega inimesi ei huvitagi see, kuidas seda riiki juhitakse, et tahetakse küll vabadust, aga ei saada aru, et vabadusega kaasneb ka vastutus. Et kui sa tahad vaba olla, siis sa pead ka vastutama selle eest, kuidas sinu riiki juhitakse, aga seda vastutust ei taha nagu inimesed võtta kahjuks, et ma olen kogu aeg öelnud, et me peame muutuma elanikest kodanikeks. Et see ongi see, et tuleb vastutus võtta, tuleb oma riigi eest hoolt kanda. Kui nähakse, et korruptsioon on, siis tuleb selle korruptsiooni vastu seista. Aga jällegi, et meie erakond on puhtalt täiesti nagu vabatahtlik, mingit rahastusi seal taga ei ole, sellistel parteibroileritel nagu, ma ei tea, Tanel Kiik ja teised, ei ole ka mingit vajadust meie erakonnaga liituda, õnneks. Neist niikuinii mingit asja ei oleks. Et olekski, et inimesed, kes tuleksid ERKi ja aitaksid ERKi üles ehitada, ega need inimesed peavad seda kõike nagu oma vabast tahtest ja nagu päriselt siiralt tegema. Et sellised poliitbroilerid, meil ei ole vaja ja ega neist midagi paremaks ka ei läheks. Aga niikaua, kuni meie elanikkonna seast jääb elanikkonnaks, mitte kodanikeks, ehk ei võeta vastutust, ega siis midagi ei muutu ka, et on ütlus, et iga rahvas väärib oma valitsejaid. Ei, ma mõtlengi seda, et inimesed võiks ise ka huvi tunda, et kui meil on selline looduse ressurss põlevkivi, millest me saaks siis oma elektrijaamadesse seda toormaterjali, millest saab elektrit ja me saame siis odavat elektrit. Siin osa inimesi maksid 500-600 eurot kuu eest elektrit, mõni rohkemgi, et siis me ei peaks nii palju maksma. Teiseks, ja meil on õli, millest saab õli teha ja sellest edasi diiselkütust ja meil on oma tanklad olemas. Ma mõtlen, et mida sina noore mehena arvad, mida peaks rohkem. Hea küll, Kaguraadio on selline raadio, väike raadiokene, elab ka siin peost suhu, ega keegi ei tule, et ma panen siia 1000 või 2000, et see raadio saaks hästi toimida, et ma saan sealt head informatsiooni. Ei, kulutab, ma ei tea, mille mõttetu peale ja kuigi seda raha oleks, aga sellist tahet ei ole, et kuidas me seda tahet saame nendes inimestes kasvatada, et nad hakkaksid oma riigi eest ja oma rahva eest hea seisma, et järeltulevatel põlvedel nad elavad, nagu öeldakse, mõnusalt. Ega mul nagu mingit muud kuldvitsa ei ole, kui ainult see ongi, et
ma pean käima ja rääkima nii palju tõtt ja noh, asjadest rääkima nii, nagu need asjad ongi ja ega ma midagi muud ei oskagi öelda, et Sokrates ütles ka, või Sokratesele öeldi, et sa võid ju mind veenda nii palju, kui tahad, aga kui ma sind ei kuula, siis kuidas sa mind veenad? Et noh, see ongi täpselt see, et mina saan rääkida nii palju tõtt, kui ma tahan ja ma pean lihtsalt lootma, et keegi ikkagi kuulab natukene ja hakkab mõtlema, et aga kui see ignoreeritakse või kui lihtsalt pannakse käed kõrvade peale ja ei kuulata, ega ma siis ei saa jõuga ka kedagi sundida, et kui Eesti rahvas tahab edasi jääda kestma, siis ta peab selle otsuse tegema, vaatama tõele näkku ja hakkama vastavalt käituma, aga kui ei taheta, ega siis ei hakata, aga ma vähemalt enda postitustest ja asjadest näen, et inimesed ikkagi vaatavad ja inimesed saavad aru, mis toimub, aga lihtsalt ongi see, et nii-öelda lihtsalt kaasa elamisest nagu ei piisa, et on vaja abi ka, et ka teised hakkaksid rääkima. Selles mõttes kõik suured liikumised on alguse saanud ikkagi mõnedest juhtidest ja mõnedest asjadest, et ja sama peab ka Eestis lootma, et inimesed lõpuks võtavad nagu mõistuse pähe, et ma vaatan seda lihtsalt asjagi, et ma iga kord vaatan sinu esinemist Facebookis, kus sa oled otsepildis ja tood väga olulisi teemasid välja ja annad ka sellele oma nägemuse, mis on väga tõene. Et siis esialgu oli seal 30 inimest, täna hommikul vaatasin, oli üle 300, aga sinna on vaja neid 30 000. Näiteks see väga aeglaselt käib, selles suhtes on see jutt õige, et see vaev tuleb ära teha, et inimesi informeerida, tähtis on informeerida ja kuna sa oled väga haritud ja sul on see, ütleme see elektriteema, nagu öeldakse, südamelähedane ehk energeetika, siis sa oskad ka sellest rääkida ja näed, sul on isegi doktoritöö tegemata, et sa oled ennast lükanud siis Eesti riigi päästmisse. Selles mõttes jah, ma pühendun suhteliselt tugevalt tegelikult jah sellele, et ma ei tahagi öelda Eesti riigi päästmine, ausalt, mul on suhteliselt suva Eesti riigist, mida ma päästa tahan, on Eesti, ma tahan päästa seda maad, ma tahan päästa seda kultuuri, ma tahan päästa seda rahvast, ma tahan päästa seda ajalugu. See, milline juriidiline keha seda siin praegu maha kupeldab, see mind ei huvita ausalt öeldes väga. Et nagu ma selle video tegin, kus ma ütlesin, et mitte rikas pruut, vaid odav prostituut, see oligi täpselt, see oli nagu siiralt mõeldud, et kui 8,7 miljardit maavarasid müüakse maha 15 miljoni eest, siis ei saadagi rikkaks. Ja nagu ma ütlesin, Aafrika näitel me seda kõike näeme, et Aafrika riigid on tegelikult tohutult rikkad riigid, aga kuna see lihtsalt parseldatakse maha korrupeerunud eliidi poolt kõik maavarad, siis nad ei saagi rikkaks. Ja kui me samamoodi jätkame, siis meie tulemus on sama nagu Aafrikas. Nii ta on õige, aga suured tänud sulle, Kalju Tamme, julge ja südika esinemise eest, eks me teeme neid saateid ka lähitulevikus. Aitäh teile, head Kagu Raadio kuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.